Hetkel rahvusvahelistel võistlustel käies ratturid peavad alati koroonatesti tegema, et võistluskorraldajad saaksid kindlad olla, et nende võistlusel on ühe testiga ei pääse. Ja olenevalt nüüd võistluskategooriast, et tiitlivõistlustel nõutakse 2, aga madalam kategooria võistlustel 1, kõrgema kategooriaga 2, või siis kui nüüd hetkel ka meil suur tuur siin veel käimas, Volta Hispaania, kus Mihkel Reim eile ju etapil 8. koha sai, et kindlasti Hispaania velotuuri tasub praegu jälgida, meil Martin Laas ja Mihkel Reim, 2 meest sõidavad ja Mihkel oma 8. kohaga näitas seda, et siin siledatel etappidel võib veel ühtist oodata, et ütleme nii, et koht viisikus oleks juba selline väga meeldiv kordaminek. Järgmine samm edasi. Jah, järgmine samm edasi, et see on ka kindlasti seal eesmärk, et eile õhtul ka ise suhtlesin Mihkliga natukene, et seal lõpukurvi oleks pidanud natuke agressiivsemalt sisse minema juba eelnevalt spurtima hakkama, et Mihkel natukene palju ei ootama seda lõpukurvi, et võttis kurvi ära, aga ja siis alustas oma finišit, aga jäi natuke hiljaks sellega, et tegelikult oleks pidanud natuke agressiivsemalt käituma ja oleks juba palju parem tulemus olnud kirjas, aga eile siis 8. Ja hakkab minema. Kaspar Austa andis viimased nukid Madis Mihkelsile. Madis Mihkel siis sisuliselt ekraani keskel mustas Tartu Ülikooli spordiklubi vormis. Tema ümber siis Kalevi jalgrattakooli vormis. Ja kui meil on olnud selline stardineedus või esimese ringi needus siiamaani, siis selles sõidus ma julgen, siin see ei kehti, et meie ootused on selle peale, et Madis Mihkels kiirendab ja läheb. Minu panused on, et Madis Mihkels teeb päeva kõige kiirema ringi aja. Kuna ma selle välja hõikasin, siis sinna juurde ma jään 5.59 ringi ajaks. Ma pakkusin 6.01, nii et saame näha, kumb päris ebainimlik pingutus see ei ole, aga märkimisväärselt kiiresti tuleb sõita küll. Ja võib-olla tal ei ole isegi vajadust nii palju pingutada täna, sest võib-olla jääb see konkurents natuke lahjaks, et tegemist on tõesti maailma tasemel talendiga. Euroopa meistrivõistlustel juunioride nooremana ise see aasta maantee peal siis tuli Madis Mihkels 9. kohale ja rahvusvahelistel sõitudel, mis Eesti koondis käis Leedus ja Poolas, näitas ikkagi väga kõrget taset, et seal võidusõite võites. Aga ega Frank-Aaron Ragilo on olnud ka väga tubli just tsüklokrossi kontekstis, et tehnilised oskused ja võimekus on tal olemas. Jaa, kindlasti, et füüsiliselt ka tegelikult väga tugev poiss ja vaadake nüüd, ta on ju aasta noorem. Mida võistlejad vaatasid? Vaadati vasakule kohtuniku vilet. Ja Madis Mihkels ei võitnud starti, Frank-Aaron Ragilo pani ära. Tal läks jalapedaali saamisega natuke halvasti. Jaa, nii et siis see esimese ringi needus siiski tuleb. Võib juhtuda. Aga saame näha, selles mõttes, et siin Ragilo Tamm on võtnud esimesed 2 kohta ja olgem ausad, tegemist on ka väga heal tasemel tsüklokrossi sõitjatega ning ka, ütleme, Euroopas oma vanustes kindlasti tegijate hulgas poisid. Jaa, absoluutselt. Aga seda põnevam on. See tähendab, et Madisel on vaja natukene rohkem tööd teha, et sinna etteotsa välja saada. Aga tulles tagasi selle stardi juurde, siis minu arust on siin natukene mõtteainet treeneritele. Sportlane peab olema keskendunud ikkagi sellele, kuhu ta sõitma hakkab, mitte kust kohast tuleb stardisignaal. Ka siin nagu enamustes massistartides ei ole valestardid lubatud. Ehk siis üle reageerida ei tohi. Ja hetkel kõik need pilgud olid kohtuniku suunas, mitte selles suunas, et kus ma nüüd siit kellegi vahelt läbi lipsaks veel enne kurvi. Eks seda mõtte kohta veel ole, et siin number 68 läks meil siis Rein Taaramäe Martin Olo veel, et rivi lõpus ja Kalevi jalgrattakooli siis Frank-Aaron Ragilo on endiselt juhtimas ja Madis Mihkels on nüüd Lauri Tammest mööda tulnud ja seal on meil siis ka Egert Johanson, et meil on siis kolmik Kalevi jalgrattakoolist ja Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi Madis Mihkels. Ja see on juba peaaegu selline legendaarne Kalevi kolmik, kes eelnevatel aastatel pea igal tsüklokrossi võistlusel on puid ja maid jaganud. Ja kui Egert Johanson on sama aasta poiss kui Madis Mihkels, siis Frank-Aaron Ragilo ja Lauri Tamm on aasta nooremad poisid. Et nemad saavad ka veel järgmine aasta sõita siin tsüklokrossi sarjas. Selles vanuseklassis. Ja siin siis ridamisi neid poisse tuleb ja on, et rõõm on tõdeda, et meil tegelikult osavõtjaid nii palju juunioride klassis siin on. Et meil tegelikult juunioride klass on olnud suhteliselt tõre
siin viimastel hooaegadel ja siin ikkagi on väga osavõtu rohkem. Just, ja siit siis on Madis Mihkels teinud liigutuse ja saanud haaranud liidripositsiooni, jah. Mööda kõigist. Selles samas kurvis oli ka väga huvitav vaadata sõidutrajektoori valikut, kes üritas minna seestpoolt, kes läks väljastpoolt. Madis oli see, kes siis läks väljast, kus tundus, et oli rohkem pidamist, sai hoida natukene suuremat kiirust ja sellega kohe võitis. Müksas ka vaatasin sealt sillalt läbi minnes õlaga kergelt seda metallposti. Seda vist eelkõige sellepärast, et see post oli natukene ootamatult, et lõikas liiga palju sisse. Mitte sellepärast, et oleks silda tahtnud ümber lükata. No, ma arvan, et sellega ta päris hakkama ikkagi ei saa, nii võimekas ta ei ole. Aga igal juhul, kui siin võistlejate rivi veel tulemas on silla peale, siis meie ootame Madis Mihkelsit varsti juba siia järve äärde. Ja puude vahelt paistab see rodu, hakkavad tulema. Hetkel igastahes on Madis ees, umbes 3 rattapikkust vahet. Jah, ta on juba väikse vahe sisse saanud, et saame näha, kas siin ka mudase sektsiooniga õnnestub tal seda kasvatada või pigem mitte. Enne võistlust rääkisime Kaspar Austaga, võistluste peakorraldaja ja siis ka Madise juhendajaga, ütlesid, et nad olid teinud siin erinevatel päevadel trenni raja peal koos Madisega ja olid just leidnud, et täpselt see strateegia, mida Madis praegu kasutab, ka kõige kiirem on. Esimene osa joosta, siis ratta selga, väike kiirendus, teisest laskumisest alla, mida telepilt ei näita. Ja viimane mudane lõik samamoodi läbida siis ratas käes joostes ja Madis täpselt niimoodi teebki. Ja siis vasakpööre tee peale, paar kiiremat sammu, selga, kiirendus ja läks. Ja 2 poissi on eest ära saanud, Madis Mihkels ja Frank-Aaron Ragilo. Ja, et Lauri Tamm nüüd on näha, on väikse vahega maha jäänud ja sinna punti sisse sõitnud ka juba Romet Pajur, et on ka Romet Pajur Egert Johansoni ka koos liikumas ja Johannes Tiirats on samamoodi seal saba peal, et taga on selline 4 kokku saanud, et siis saame näha, et Aaron Aus oli väikese vahega ja siis tuleb juba selline pikem vahe ja tuleb võistlejate rivi siis, kes sõidab juba 7. ja 8. kohale. Et ei ole veel midagi Madis Mihkels enda kasuks ära otsustanud, kui on pool ringi sõetud. Yeah. Aga võistlusdistantsis eeldatavalt 40 minutit, mis pakuks välja, et neil lastakse pea 6 ringi sõita. Oleks minu panus. Jah, no saame näha, mis neil selle ühe ringi aeg tuleb, aga eks ta tuleb ikkagi tublisti kiirem kui siin teistel. No hetkel kisub vist kuskil sinna 6,5 minuti kanti. Jah, pigem pakuks ka. Nii et 5.59 veel näha ja konkurentsi oleks juurde vaja. No eks eesmärgid tulebki kõrgele seada. Jah, ja siin on näha, Madis Mihkels on nüüd ikkagi vahe sisse saanud Frank-Aaron Ragilo ees, et kuskil on nüüd kavalalt ära kasutatud. Jah, kas siis tehniliselt või puhtalt jõuga mingisuguste tõusunukkide peal. Jah, no nii ja samal ajal, kui on Madis juba üleval laulava kõrval, siis Frank-Aaron hakkas neid treppe võtma, et see on jah, need tublid sekundid on juba vahet. No esimese ringiga vähemalt minu prognoosi täisi sõideta, aga hetkeseisuga vaieldamatult kõige kiirem ringiaeg kindlasti tuleb. Ja näha on, et rahvast on siia aina juurde tulnud, et spordiohone kõrval neid talviseid mütsikisi on rohkem ja rohkem. Tooge aga juurde ja kes on siin kohalikud kodu lähedal või kellel on head suhted koolisööklaga, minge küsige mõned potid, pannid, sest mida ei ole kuulda, on lärm raja ääres. Eestlase sellise vaashoitusele kohane spordile kaasaelamine. Vaikides. Käsi tasku siigistades, et tubli läheb. Siin mõned aastad tagasi oli Tarmo Mõttus, kellest me korra siin rääkisime ka, teinud, ma arvan, kõige ägedama kella, mida ma näinud olin, mis oli ühest vanast raudsest rattaraamist kokku pandud ja siis oli pulk oli ikka selline korralik tümikas, et kui sellega korra kõlatas, siis kõrvades kajas tükk aega. Esimene ring läbi Madis Mihkelsil. 6.48 siis see ringi aeg, et saame näha, mis ta siis nüüd teise ringi sõidab, kus sõidab kiiremini aeglasemalt. Frank-Aaron Ragilo siin teisena siis
ja kolmandana hetkel siis CFC spordiklubi Roomet Pajur peaks olema see ja nii on. Lauri Tamm, Egert Johanson, Kalevi jalgrattakooli poisid siis vastavalt 4.–5. kohal ja 6. siis ka CFC spordiklubi Rauno Notton. Et siin lahing CFC ja KJK vahel jätkumas, nagu meil siin oli ka nooremates vanuseklassides välja arvatud, siis siin on üks mees Tartu Ülikooli Akadeemilisest spordiklubist, Madis Mihkes, kes läks oma võtma. Ja eks saame näha, aga arvatavasti minu panused on ikkagi, et oma ta siit ka võtab. No suure tõenäosusega jah, ja siin on nüüd võistlejate rivi päris tihe juba seal kohad 8-9-10, et Matis Kalvers 13. tõusnud, et Läti poiss ei ole sugugi kehva, et startis ju mees täiesti tagant. Jah, ja esikümne koht täiesti reaalne, vaadates kui väiksed vahed siin eespool sõitjatega on. Ja Kevin Kardo Kõiv siis meil 17. Nüüd siin läks läbi siis ja tulevad meil veel järgmisena siin poisid juba esimesed ringid, vahe on enam kui minutile kasvanud, et siin Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi Lauri Verliin ja Martin Karki ja Rein Taaramäe rattaklubi Georg Karle, Pooremaa, Andris Roland Saar, Kusti Reier Viljandist, Tauri Jürisaar tuli nüüd ka Tüsk, Viljandi poiss veel tulemas siin, Stefan Johanson. Nii et siin jah, võistlejate rivi on pikk ja osaleja jaugub samal ajal kui Madis Mihkels näitab siin ja enda klassi ja sõidab uhkes üksilduses. Sõidab uhkes üksilduses ja ka Frank-Aaron Ragilo selja taga on üsna pikk vahe, et Ragila ei ole mitte kehva tasemega, et kaugeltki mitte, aga see tagumine kolmik võib juba vaikselt teha ka oma taktikamängu, et hakata kolmanda koha peale sõitma. Just, võib-olla nad oma sisimuses ka tunnetavad, et need kaks, kes ees on, need on ees ja neid kinni ei püüa, kui seal midagi untsu ei lähe. Ja siin jälle raja sõidutrajektoori valik. Madis Mihkels tuleb väljast, võttes nii laia kaare kui vähegi võimalik. Niimoodi võimalik ka suuremat kiirust hoida. Just, aga seda tehes suudabki ta hoida suuremat kiirust. Kõik kurvid sõidab ta vändates, kogu aeg on jõud taga. Refid on surutud vastu maad, pidamine on tagatud. Ja nii ta eest ära läheb, vahed muudkui aga kasvavad. See post tuli jälle üllatusena, et talle see post seal ei meeldi, et seda peaks võib-olla siis natukene värvilisemalt tähistama. Jah, et Frank-Aaron Ragila nagu ei lähe ripsama, et Madis Mihkes läheb ripsama. Aga see näitab ka seda, et Madis tõepoolest tahab võtta igalt poolt kõik need murdosa sekundid, mis võtta on. Ja siin näeme siis hüppeid üle takistuste. Jah, Aaron Ausi siis esitluses tuli nüüd jalg välja kurvis. Selle raja trajektoori valiku kohta inglastel on selline hästi tore ütlus, kus green is good, brown is bad, mida kasutatakse siis lastele õpetamisel, et kus kohas sa sõitma peaksid. Ja mõte siis selles, et kui on roheline muru, on seal kindlasti rohkem pidamist kui juba sodik sõidetud pruunil mudasel alal. Ja siin nüüd siis Madis Mihkes tulemas teist korda seda lõiku, mida peab läbima joostes. Ja ratturitel on siis sellised spetsiaalsed kingad ja kingade all klotsid ja pedaalid, mis siis vastavad oludele, et saab pärast jale justi sisse tagasi, et ei jää muda takistama. Jah, sõltuvalt rajavalikust keeratakse võib-olla siis ka kingadele veel rohkem punne alla, et oleks pidamist muda sees, kui on teada, et vaja näiteks mäkke joosta või nii. Teistpidi jälle tuleb siis ka olla ettevaatlik, et kui on kõvadest betoontreppidest vaja üles joosta, siis seal ei ole sellistest nagadest mitte mingisugust abi, pigem nad teevad oluliselt libedamaks. Kas on ka selliseid tsiklurissi radasid, kus sõidaks maantee pedaaliga läbi meil siin koduses karikasarjas? Ma arvan, et on ikka ja minu teada meil on siin sõidetud ka neid läbi. Et ka välismaal ma olen vaadanud päris kiired, et osad rajad on päris kiired ja siis jõulisid. Osad on kiired, kui ei ole selliseid takistusi tehtud, kus sa hädapärast pead maha tulema, siis peaaegu, ütleme, kui oskad hüpata takistustest üle, järske nõlvasid ei ole ja ülejäänud on sõidetav, siis sõidadki. Et see, mis sa siin enne ütlesid, et tuleb joosta siin, tegelikult ei tule. Kui tahad, võid proovida ka sõita, aga hetkel ilmselgelt jooksmine on kiirem ja mõistlikum lahendus. Jah, teinekord vihm ja muda on need muidugi, mis mängivad selle olukorra kätte, et asjad lähevad nii libedaks, et ei saa igast nukist üle. Just.
ja siin rusikareegel tsüklokrossi võistlustel on ikkagi see, et sa pead valima selle liikumisviisi, mis on antud oludes kõige optimaalsem sinu jaoks ja kõige kiirem. Kui see tähendab rattaga jooksmist, siis jooksed, kui see tähendab sõitmist, siis sõidad. Aga ratast maha jätta, ilma rattata joosta finišis ei ole lubatud. Lõpetama pead ikka rattaga. Ja tuletan siis neile meelde, kes alles nüüd ehk on ekraani taha tulnud, et kus me oleme, mis me teeme. Me oleme Saint-Gobain Glass Estonia Eesti meistrivõistlustel Elvas, mida korraldab Austria rattaklubi ja hetkel käimas siis meesjuunioride võidusõit ja Madis Mihkels, nagu näete, Tartu Ülikooli Akadeemia spordiklubis kindlalt võistlust juhtimas ja Kalevi jalgrattaklubi Frank Aaron Ragilo siis praegult teisel kohal. Ja tegu siis päeva 3. stardiga. Jäänud on neid veel 3 tükki. Võistluspäev lõpeb prognoositult umbes kella 5 paiku, 5:06 vahel. Mil siis selgitatakse välja meeste eliitklassi ja U23 klassi medalivõitjad Eesti meistrivõistluste arvestuses. Just nii, et ootame põnevusega kindlasti meie naiseliidi kella 3 starti ja meeseliidi kella 4 starti. Just. Hetkel siis tõus Elva laululava juurest ülesse enne sellist väikest laskumist või langevat teed tagasi stardi finiši sirge poole. Ja siin me siis näeme Romet Pajurit ja Lauri Tamme, kes hetkel siis konkureerivad 3. kohale. Ja siin jälitustööd Lauri Tamm tegema pea, sest Frank Aaron Ragilo Kalevi jalgrattakoolis sõidab teisel kohal ja selline kirjutamata reegel on, et oma klubikaaslasele üldjuhul järgi ei veeta. Konkurente järgi vedada ei tohi. Konkurendil eest ära sõites klubikaaslasele järgi sõita ja medal ära võtta on igati lubatud. Jah, et kui ei ole seda jaksu, et konkurent kohe maha jätta, siis üldjuhul tuleks jõudu säästa ja seda momenti oodata. Just. Ja siin me siis näeme seda stardi-finiši ala, mis meil on selle uue Elva spordijoone kõrval. Samal ajal kui siis Madis Mihkels, kelle hea spordide juurde ka Kaspar Austad õigis seda võistlust korraldab. Ja Madis meil on jah, maailma tasemel meesjuunior. Eestist nii talendikaid rattureid nagu Madis on, tuleb harva ja kindlasti tasub selle mehe tegemistel tulevikus ka silma peal hoida, et kuhu ta välja jõuab. Selles valguses see, et ta tsüklokrossi sõidab ja siin ka nii tugev ja osav on tõeliselt hea märk, sest suurtele tsüklokrossi sõpradele on tegelikult see aasta rahvusvahelises mõttes väga palju positiivseid üllatusi toonud. Natukene küll teises kontekstis, nimelt kuulsad tsüklokrossi maailmameistrid ja staarid, 2 halastamatut rivaali Belgiast ja Hollandist, Wout van Aert ja Mathieu van der Poel, on teinud hirmsaid mehetegusid maanteesõitudel, kus siis Wout van Aert selle sinu poolt eelnevalt mainitud Strade Bianchiga ära võitis. Väga tugeva ja kavala sõiduga. Ja Wout van Aert tegi mehetegusid nii Tour de France'il rääkimata sellest, mis siis edasi hakkas tegema. Ja, et see mees ikka hämmastas paljusid sellel aastal oma sõitudega. On seal mägi ees võib võita, on see grupifiniš võib võita, on need munakivi klassikud, ta on tegijate seas ja kõige kuulsama munakivide klassikul siis Mathieu van der Poeli õnnestus Van Aerti edestada seal sentimeetriga. Fotofinišis, jah. Fotofinišis. Aga see on tõeliselt hea näide selle kohta, kuidas selliste tehniliste oskuste kasvatamine läbi tsüklokrossi toob kaasa ka väga suure võimekuse maanteel näiteks. Ja ega praegune maailmameister maanteesõidus on ju ka kunagine noorteklassi maailmameister tsüklokrossis. Julian Alaphilippe siis. Ja, U23 vist oli. Nii et tegemist on ikkagi tänapäeval rattaspordi näol tegemist sellise spordialaga, kus see tsüklokross on teatud astmes ikkagi väga-väga oluline, eriti siin juunioride klassis, et see on osavus, see on kiirus, see ratta valitsemine, plahvatuslikkus, sest vaata, kui palju on kurve, kiirendusi. Mõtlemine, nagu me oleme korduvalt rääkinud. Ja jõu jagamise oskus. Tegemist on väga intensiivse pingutusega, et mees juunioridel 40 minutit, eliitklassil tund aega. Pikemad sõidud venivad veel sinna tunni 10 kanti.
et jaa, see on veremaitse pidevalt suus spordiala ja proovi sa nendes oludes siis selge peaga viimasel ringil mõelda, et kust ma nüüd sõidan või kust ma hüppan. Just nimelt. Ja see kõik pärast maantee peale üle tuues on kindel trump tagataskus. Absoluutselt. Siit siis üleskutse, kes vaatavad ülekannet, kes tunnevad, et selline spordiala on midagi, mida nad tahaksid proovida kas või otsige üles oma lähim spordiklubi. Igas Eesti linnas on 1, 2 või rohkem ja minge küsige. Teid võetakse kindlasti jutule, teid õpetatakse ja uskuge mind, teile hakkab see meeldima. See ei käi ainult noorte kohta, ka niisama rattaharrastajad, kes suvel rattaga sõidavad, siis minge ja proovige ja positiivne üllatus on, ma usun, garanteeritud. Ja siit te ka näete, kui heas üldfüüsilises seisus peavad poisid olema, et rattasõit ei ole puhtalt väntamine, see ei ole istuv töö, nagu nalja võib visata. Enamuses, aga mitte ainult. Et siin on vaja väga kiiret jooksujalga, väga head üldfüüsilist, et koordinatsioon oleks õige rattasadulas ja nii edasi, et ja rattasõit on kõike muud, kui võib-olla esimesel silmapilgul võib tunduda, et tuim maantee nühkimine, rattasõit on sellest väga kaugel. Just. Ringiaegadest rääkides siis tundub ikkagi, et meie ennustused olid natukene optimistlikumad, kui tegelikkus on umbes... Ära hakka nüüd siin ajama, ma olin 2 sekundit lähedamal ikkagi tõele. Nii et... Seda küll, umbes minutiga jääme maha, ehk siis Madisel siiamaani esimene ring oligi kõige kiirem. Ülejäänud ringid on küllaltki samasse auku olnud, aga siiski mõned sekundid aeglasemad. Kindlasti Madise puhul see ka nüüd kontrollitud pingutus, sest kui tagant sulle keegi kuklasse hingamas ei ole, siis kedagi püüda ei ole, siis ei ole vaja rohkem ka teha, kui... Kas see tähendab, et peaks paluma kellelgi oma koerad lahti lasta? Või kitsed? Jah, või kitsed, jah. Et nagu eelnevalt siin räägitud nendest juhtumitest metsloomadega rattarajal. No kõige kõvem lugu, mida mina olen kuulnud, on Jaan Kirsipuu karu kohtamine. Seda vist mina ei olegi kuulnud. Kunagi Aegviidu kandis Tallinna rattamaratoni radadel trennis käies Jaan pidi kunagi karuga silmitsi seisma ja täpselt ei teagi nüüd igal juhul, kas nüüd karu hakkas kartma või Jaan oli nii palju kiirem oma rattaga. Igal juhul see konflikt lahenes ilma siis tõsiste tagajärgede. Jaani me oleme näinud, karu me ei ole näinud. Võitlev selgus. Ja siin Madis Mihkels trepist laulava kõrval uuesti üles läinud on ja näha on, et Frank Aaron Ragiloga see vahe on kasvanud. Et kui enne meil Frank Aaron jõudis see treppidele samal ajal, kui Madis sinna laulava taha kadus, siis nüüd enam Frank Aaronit näha ei olnud. Nii et Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi kasvandik Madis Mihkels on kindlalt praegult võidu suunas liikumas. Loodame, et siin ühtegi tehnilist riket tal ette ei tule. Ringiaegu vaadates siis ikkagi tundub kiskuma sinna 6 ringi poole, mis siis teeks võistluskestvuseks kuskil 43-44 minutit võitjale. Nii, ja siin on meil siis Frank Aaron Ragija tulemas. Frank Aaronil on siin hästi huvitav sõidupositsioon, et ta sõidab rattal väga ees istudes, et lenksu kohal, et tegelikult sedasi on ka selline rattajuhitavus natukene kehvem, et esijooksu peal. Et kindlasti asi, millega mees saab veel natuke vaeva näha ja natuke parandada siis ka oma sõiduvõtteid. Ja siin on meil siis tulemas kontrollitud 3.-4. koht. Jah, siin saame näha, et seal see heitlus võib tulla põnev, sest ma usun, et nii Romet Pajur kui Lauri Tamm saavad aru, et eesport enam kuidagi püüda ei ole ja on vaja mõelda selle 3. koha peale. Ma arvan, et see teadmine on neile juba ise mitu korda kohale jõudnud ja võib-olla ka treenerite poolt edastatud. Enne me rääkisime, et mudastes oludes võib juhtuda selline lugu, et sõitja kaotab midagi. Ma näen siit aknast välja vaadates, et Rein Taaramäe klubi üks sõitjatest kaotas oma ratta kingamutta ja oli sunnitud paar meetrit tagasi tulema kinga otsima. No, et kingad tuleb korralikult jalga tõmmata ja kinni panna enne sõitu. Kinga leidis üles, jalga sai ja sõit jätkub kohti, aga andis sellega ikkagi kõvasti ära. See jätkamine selles kingas, mis nüüd seest lirtsub tugevalt, kui ennem on muidugi selline suhteliselt ebameeldiv. Ma ei ole kindel, et seda vahet enam aru saada on, sest kes on korra siit mudast läbi jooksnud, ilmselgelt jalad kuivad ja puhtad enam ei ole.
nii, ja näha oli, et siis Aaron Ragilo finišijoonel 21 sekundit Madis Mihkelsile kaotas ja duo Lauri Tamm Kalevi Jalgratta spordikoolist ja Romet Pajur siis CFC spordikooli kasvandik sõidavad koos 3. kohale. Et ka CFC siis ühe hooviklubid Tallinnast. Jah. Et kui lähed Tallinnas rattatrenni Piritale, siis pead valima, kas paremale või vasakule? Paremale vasakule hoovi peal, et kummast uksest sisse astud. Ja tänuväärset tööd noortega teevad mõlemad siis ka Eesti kontekstis kõige suuremad klubid, minu teada. Nii on, ja Tallinn ka meil kõige suurem linn, sinna neid klubisid mahub. See sõit, ma arvan, on ka praegustes siis esimene, kus tegelikult mõni võistleja kinni püütakse ringiga, kuigi reeglite päraselt ei lasta kedagi ringiga pähe saada, et kohtunikud hoiavad sellel teravalt pilku peal ja kui tundub, et keegi hakkab ringiga saama, siis võetakse ta lihtsalt kohtunike poolt enne natukene maha, et need võistlejad ei saaks esiotsas liikuvate võistlejate tulemust mõjutada. Nii, ja meie Läti külalisvõistleja Mattis Kalvers oli tõusnud 7. Et Läti poiss ei ole papis poiss. Ei, sugugi mitte. Eelmine aasta, kui meil lätlasi siin rohkem võistlemas käis nii laste, noorte kui täiskasvanute vanuseklassides, siis tugevad olid nad igal pool. Nii, ja siin Matis Mihkels meil siis jälle pildis võtmas uue spordihoone taga olevat sellist šikaanide rägastikku ja minemas nüüd siit silla alt läbi, kunstlikult ehitatud silla alt siis, mis alati pakub nagu sellist vaatamisväärsust pealtvaatajatele. Jah, ja sõltuvalt siis sõitja tugevusest, võimekusest ja enesekindlusest ei pruugi see ette ehitatud sild olla sugugi mitte kõige parem vaatepilt. Jah, nii on. Ja vahed on läinud päris pikaks juba, ja siin näeme, kuidas Pajur väga head hüpetega nendest takistustest üle tuli, samal ajal kui siis Lauri Tamm meil seal jooksis ja kohe tekkis ka väike vahe sisse, et see hüppamine siiski oli kiirem. Nii ta kipub olema, kui see õnnestub hästi, võib-olla isegi, ütleme nii, et kes jooksevad tõketest üle, suudavad seda teha enam-vähem samas tempos nagu hüppajad, aga kust tuleb kõige suurem vahe, on see edasine stardikiirendus. Et kes on rattaseljas, saab ikkagi kohe kiiremini minema kui see, kes peab alles rattaselga hüppama. Jah, et see moment, kui sa hüppad sadulasse, pead jalad pedaalide külge kinnitama ja jõu taha panema, et seal on ikkagi murdosa sekundid vahet. Just. Ja sealt ka need siis meetrid tulevad. Aga Madis Mihkels järjekindlalt eest ära sõitmas Aaron Ragilol. Ega Ragilo tuleb vihaselt selles mõttes, et ega ta käega ei ole löönud, et ta ikkagi jätkab oma sõitu. Ehk see on sama nagu ralli- ja vormelisõidul, et sa liiga lõdvaks ei saa ennast lasta, sest siis hakkavad tekkima teised vead sisse, et sa pead ikkagi hoidma seda tempot, millega sa harjutanud ja harjunud oled. Võib-olla natukene saab järgi lasta, et hoida energiat, kui on vaja midagi kindla peale mängida. Hetkeseisuga tundub, et esi-2 kohta on siin sõidus kindlad ja lähim võitlus toimubki just nende kahe vahel 3. kohale. Jah, Lauri Tamm siin istub Romet Pajuril taga ja tema neid vahetusi ei võta, et kui ta siin jäi korraks peal takistusi mõne meetri kaugusele, siis ta ikkagi pärast antas selle vahe kohe tasa ja istub kindlalt taga, et ei ole tal plaanis mööda minna praegult. Jätab ka lõpu peale nähtavasti või proovib jätta, et saame näha, kas Romet Pajur tuleb nüüd, võtab ikkagi kindlalt ära siin CFC poiste vahelt selle pronksmedali või... No sinna on veel 2,5 ringi minna. Võistlus on meil jaotatud suhteliselt ühtlaselt terve raja peale. Ma arvan, et kohe peaks telepilti tulema sõiduliider Madis Mihkels laululava kandis ja aknast välja vaadates näen ma võistlejaid, kes alles ületavad silda. Siin ongi Madis, ehk tegelikult on ta umbes poole ringiga või natukene rohkem, aga juba siin
osadel võistlejatel eest ära sõita. Eks pärast võib proovida käest küsida, et kui mitu treeningringi ta sellel rajal teinud on ja milline strateegia paika pandi. Jah, et Madise puhul võime proovida seda, et lähen püüan ta kinni ja saame ka mõned sõnad eetrisse, et kui lihtsalt tal see kätte tuli või ei tulnud. Kuigi praegult, näoilme järgi tundub, et pole viga. Rattasõit pargis. Ja siin see särtsu ja jõud on küll ja küll, et siit tõusust veel üles tulla. Ja meie näeme ka peaaegu jälle päikest. On selline poolvarjuline päikseline Elva. Jah. Ütleme nii, et augukese pilvedes on olemas, kus päikese kiire aeg-ajalt läbi piilub. Jah, sinist taevast näha. Ehk siis pange soojalt riidesse, võtke kaasa potid, pannid ja tulge raja äärde. Raja ääres kohti, kus kaasa elada on mitmeid. Elva vastavatud spordihoone on siis võistluste peakorter. Siin on kõige rohkem pealtvaatajaid, siin on võib-olla ka kõige rohkem melu. Kuid kindlasti tasub minna ka laululava juurde. Ja siia juurde kohe küsin ära, et kuidas on Lauri, hakkab endale ka väikselt närvi sisse tulema või? Et start paistab? Ei, mis siin närvitseda. Minu jaoks on see rattasõit pargis täna. No selge. Kuulsite, et ei pea üle mõtlema. Tehke trenni ja tulge ka siia kohale. See aasta ei jõudnud, tulge järgmine aasta. Sellele võistlusele enam ei jõua, et need registreerimisajad on kahjuks läbi. Aga kes tahab tulla ja proovida, mis loom see tsüklokross on, siis suurepärane võimalus järgmine nädalavahetus Raplas. Ja ma usun, et Rapla saab olema ka selles mõttes klassikaline, et seal vast on võib-olla isegi hooaja kõige mudasem rada oodata. Nii, kellel muda vannis käimata, see Raplasse tulgu. Jah. Madis Mihkelt siis nüüd edu kasvatanud 29 sekundi peale, et see ei ole kärisenud nüüd, ei tea mis meeletult, et ju ei ole ees vaja ka niimoodi kuuma anda ja sellised oma mõõdetud tempos praegult nii Madis kui Franco Aaron siis liiguvad. Sest tagantpoolt ka kedagi ohustamas ei ole. Nii ja siis nüüd tuleb duo Romet Pajur ja Lauri Tamm stardi-finissi alast läbi. Siis nemad jagavad selle 3. koha lõpuks. Ja ma usun, et see paar liikleb koos viimase ringini. Küsimus on, kas viimase ringi vältel kuskil keegi üritab mingi liigutuse teha või jäetakse päris lõpu peale. Saame näha et kõik oleneb ka sellest keskendumisest, et Sikurossis pead olema kohe keskendunud ja kui lubad ühe vea sisse kuskil, siis võib konkurent kohe ära kasutada. Mitte võib, vaid pigem kasutataksegi. Aga selle ärakasutamisega muidugi on ka tore lugu, et selline, nagu öeldakse, liigne agarus on ogarus. Vaatad, et konkurent tegi vea, paned ees natukene juurde ja teed ise kohe vastu vea otsa. Ja võetakse see kergelt kätte tulnud asi samamoodi käest ära. Ja, et see võib väga haiget teha, kui ründad ja saad ise rünnatavaks. Jah. Ja seda on juhtunud korduvalt. Nii ja siin meie juures siis tuleb see võistlejate rivi tagumine pool, samal ajal kui me näeme Madis Mihkelsit juba siin spordihoone taga neid hüppeid tegemas, et varsti on siin sportlased ringiga saamas iga juhul Madise käest, et palju puudu. Ehk siis kohtunikel on käed-jalad tööd täis, peavad suutma selgeks teha, kes on need sportlased, kes tuleks eest ära võtta. Päris nii tihe see liiklus ei ole nagu treki peal, eriti nende lühikeste 166 meetriste trekkide peal, kus vähe sellest, et pea hakkab ringi käima, ei saa ikka üldse aru, kes juhib ja kes taga on. Jah, seal peab väga osav kohtuniku silm olema ja arusaamine, et mis parasjagu sõidujooksul toimub, et ka nüüd üle pika aja toimusid eliitklassile siis Eesti meistrivõistlused trekisõidus talvel Leedus ja seal ütleme kohtunikele ja ka endal vahest tuli kohtunikidesse sekkuda ja uurida, et miks ikka nii või naapidi otsus vastu võeti, kes see pluss ja kes see miinusringiga on, et seal maha ei võeta, vaid pannakse kirja pluss ja miinusringa. Just. Siin Eesti meistrivõistlustel Elvas Saint-Gobain klaasi nimelistel võistlustel siiski ringiga ei lasta võistlejatel saada. Et nemad võetakse rajalt maha. Tulemuse saavad nad küll kirja,
ja kirja läheb siis miinusring või miinusringid. Jah, kui me mainisime siin ära, et 2 suurtoetajat üritusel on Elva vald ja Sant-Gobain, siis mainiks ära ka ülejäänud toetajad. Konkreetselt siin võistlusel on veel Rand ja Tuulberg, Hearum, Bachmann, Standard, Kunda Nordic, RTS Infra, Elva Sport, Jetoil, Elergon ja Sofico. Et häid toetajaid palju Eesti meistrivõistlustel. Ja rõõm näha, et Kaspar on värske sel aastal registreeritud Austa rattaklubi egiidi all sellise võimsa meistrivõistluste väärilise võistluse kokku pannud. Ja Kaspar rääkis ka seda, et kuna eile siin spordihoone avamine kell 6 alles õhtul toimumas oli, siis temal ei olnud luba siin toimetada. Nii et mehed pidid hommikul kell 5 tulema, et hakata rada üles ehitama ja et siin on juba koos olnud päris pikalt higi valada enne esimesi starte. Jah, on olnud pikk päev. Midagi ma vist kuulsin teda ka mainimas, et kui korraks tekkis kiusatus ka ise rajale tulla, siis sellele tõmbasid kohtunikud ja reeglid vee peale, et võistluste korraldaja ei saa meistrivõistlustel startida. Ise olen rattarallit korraldanud, kus olen jõudnud starti. Olen ka mina korraldanud võistlusi, kus võistlust on korraldatud sellepärast, et ise sõita saaks. Aga Kaspariga tuleb veel üks seik meelde, kui seekord teda siin starti ei lastud, siis Tartu rattamaratonil oli Kaspar joonel ja sõitis vägagi korraliku tulemuse välja, arvestades ta treenitust. Siis läksin ka ise toome starti, aga meil mõlemal oli eelmisest päevast tegelikult täielikult puujalad. Vähemalt minul küll, ju siis Kasparil natuke paremad, et olime TV10 olümpiastarti raames väljas lastele rattasporti tutvustamas ja seal BMX-i sõitu tegemas. Ja no need puujalad, mis hommikul seal stardikoridoris juba all olid, siis tundsin küll, et see lihtne päev olema ei saa. Aga ei, need on need korraldaja rõõmud. Just. Aga vaadates Madis Mihkelsi minekut, siis puujalgadest on see kõik väga kaugel. Tehnika on paigas, jooksusamm on sujuv, mõõdetud ja nii ta siin jätkab. Minu arvepidamise järgi võiks olla umbes 1,5 ringi lõpuni. Ja siin on näha CFC spordiklubi juuniorid, kes nüüd ka Madis Mihkelsi käest kohe ringiga saamas on. Et kas tegemist oli Kivinkordo Kõivuga või oli see keegi teine? Igal juhul Madis Mihkels on väga-väga sellist muljet avaldavat sõitu tegemas, mida me ka tegelikult ette ennustasime. Jah, see oli igati oodatav ja väga huvitav oleks olnud näha, mida suudab Madis siis selle päeva viimases sõidus, kui ta oleks saanud sinna starti. Jah, et Madis on kindlasti võimeline antud hetkel meie meeste konkurentsis ka kulla peale sõitma, et olenevalt küll päevast ja meistrivõistlused on meistrivõistlused, aga Madis on korduvalt see aasta näidanud, et meestele silja prügiseks teeb koduses konkurentsis. Et selles suhtes on tegemist väga tugeva sportlasega ja kui me ka Franco Ragilasest just mööda läks, siis ennem sai juba räägitud, et suure tõenäosusega Euroopa meistrivõistlused Cyclocrossis toimuvad, vähemalt praegult ikkagi on tulnud kinnitus, et nad toimuvad Hollandis. Ja siin nägime, kuidas kohtunik Paiperi võttiski selle CFC ratturi maha, kes oleks kohe ringiga saanud ja võistlejad siis saadetakse viimasele ringile. Ja kui ma hakkasin Euroopa meistrivõistlustest rääkima, siis Madis Mihkels, Lauri Tamm, kes meil nüüd praegu siin pildis on ja Franco Ragilo peaks olema need 3 poisse, kes Eesti riiki sinna esindama lähevad meesjuuniride klassis, et saame näha siis. See koroona võib küll kõike muuta siin viimasel hetkel, aga antud hetkel ikkagi välja reklaamitud, et Hollandis need Euroopa meistrivõistlused toimuvad ja meesjuuniride sõit siis on 7. novembril laupäevane päev. Ja viimastel aastatel on Eestist käinud võistlejaid euroopakatel ikka päris suures koguses erinevates vanusekategooriates. Jah, meil on ka 2 tublit tüdrukut naisjuuniorides, kelle sõitu me varsti näeme. Sander ja Ebras, et Laura-Lisette Sander ja et kes kindlasti ka seal tüdrukute konkurentsis võivad väga kõrgele kohale sõita. Ja siin ma näen bussiaknast välja vaadates üks Viljandi
värvides poiss, kellel tundub, et on ratas lagunenud, jookseb ratas käe kõrval. Kas see oli siis Tiirats, et Tiirats on liikunud kõvasti. Aga Lauri Tamm ja Romet Pajur endiselt koos, kui üks ring minna. Et selles 3. koha pronksises duellis ja siin on näha ka Viljandi treenerit, Marek Johansoni, kes jooksis sinna eesolevasse tehnilisse alapunkti ratast pakkuma oma klubi võistlejale. Jah, et siin raja peal siis on 2 tehnilist punkti, ma saan aru. Jah, 2 tehnilist ala, kus siis tohib pakkuda tehnilist abi või rattavahetust. Rattaid võib olla võistlejal siis rohkem kui 1 ja neid võib soovi korral kas või iga poole ringi tagant vahetada. Reeglid on sellised, et kui sa oled sellest tehnilise alast või boksist mööda sõitnud ja siis ratas katki läheb, siis ei ole sul mitte midagi muud teha, kui panna edasi kuni järgmise alani, tagasi pöörduda rajal ei tohi. Ja seda on nähtud ka läbi ajaloo, kuidas mõni on olnud ebaõnnesõdur, et saab boksist mööda ja siis läheb ratas katki. Nii, ja meil siin nüüd on Madis Mihkels uuesti pildis. Temal täna mingit rattavahetust toimunud ei ole. Eelmine aasta rattavahetusest rääkis, Madis Mihkels käis Euroopa meistrivõistlustel ka sõitmas meesjuunioride klassis. Küll seal sõit tal ei õnnestunud nii, nagu ta oleks soovinud, et olid ka hästi mudased olud, kus pidi palju jooksma ja Madisele meeldiks pigem sõita kui joosta. Ja väga suures osas ka selle nahka seal see sõit läks, lisaks ratas kogus muda täis, seal pidi ratast vahetama ja see varuratas, mis Madisel seal võtta oli tookord, ei vastanud päris nendele normidele, mis selle raja jaoks oleks sobinud ja kogus veel rohkem muda, nii et jah, poiss pidi oma väga hea stardikiirenduse, mille tegi lõpuks paari ringi pärast ära andma. Jah, et selles valguses ikkagi on tegu tehnikaspordiga. Kui tehnika ei kesta, siis ainult sellest inimese enda füüsilisest jõust ja oskusest ka abi ei ole. Ja, aga sellel aastal nüüd, kui Madis ja Frank Aaron sinna lähevad, siis kindlasti ootame selline esikümne piirimail sõitu, et selleks need poisid on kindlasti võimelised seal. Eriti, kui nad saavad veel meeskonnasõitu teha. Oma tugevused koos maksusele panna. Jah, ja siin Matis Kalves, lätlane siis 8. stardi-finissalast läbi läinud, et ei ole enam tõusvusjoones edasi tulnud, et on leidnud oma koha seal võistlejate riigi seas. Ja Aaron Aus, kes ka väga head esimesed ringid tegi, on langenud meil 11. et Janek Robin Kukk on 10. jätkamas. Ja hoidnud seda 10. kohta vist suhteliselt stabiilselt viimase paari ringi vältel. Jah, ja siin siis pildis meil 3. koha heitlus. Romet Pajur CFC spordiklubist ja Lauri Tamm Kalevi jalgrattakoolist. Need ühe hoovi poisid Piritalt, kui nii võib öelda. Meil siis siin peavad varsti tulise lahingu 3. kohale, samal ajal kui me näeme Frank Aaron Ragilat, mis siin kindlalt hõbemedali suunas liikumas. Aga rada on täna ikkagi niivõrd palju puhas, et kui vaadata võistlejate seljanumbreid, siis ei leia seal peaaegu ühtegi mudatäppi. Jah, et on ju ka sellised radu, kus kõrvuni ollakse koos. Ei tunne võistlejat ära. Ei tunne võistlejat ära, jah, et numbrist rääkimata. Eestis vast kõige legendaarsem selles vallas oli siis Eesti meistrivõistlused, mis toimusid Rapla kandis, mis ta nüüd siis oli meil 3 aastat tagasi, mis oli uskumatu mudavann. Seal nahjatasime, et tegelikult oleks võib-olla kõige lihtsam olnud kohe stardis alguses ratas seljakoti traksidega selga tõmmata ja lihtsalt joosta need ringid läbi, et üldse mitte proovida sõita. Eks keskmine kiirus paneb paika selle asja, et kui keskmine kiirus tuleb ikka 10 kopikat, siis juba võib joosta küll. Jah, seal äkki jäi 15 kanti, nii et päris puhta jooksuga ei oleks poodiumile saanud, aga sellist rattasõitu ta võib-olla ka nii väga ei meenutanud. Et ühesõnaga üksikud lõigud, kus ei ratta seljas all. Jah, ja seal oli ka hästi raske. Seal trajektoori valikud selles mõttes vahet ei olnud, et kas paremal või vasakul või keskel, igal pool oli ühtlane täpselt sama konsistentsiga muda. Et seal see targutamine, et Greenis Peter Van Braun ja seal mingit rohelist asja ei olnud. Roheline paistis ainult rajavälisel alal. Ja Madis Mihkels on meil laululava juures, mis tähendab, et finišini ei ole palju tulnud. Viimased trepid. Ja näeme, kas läheb sama innukalt. Ei, jops ja kapsid üles. Korra läks samm sassi seekord.
juba mõtles vist sellele, kuidas üle finišijoone tuleb. Eks siin on need trepid ka muidugi 3 plokist, astmeid on igal plokil erinev arv ja vahepeal on veel need lisaplatvormid, et kui sa natukene kaotad tähelepanust, siis on samm kerge sassi minema. Nii ja uhke tiir sinna laululava ees, piilus ka korraks, et kas Frank-Aaron Ragilot on näha, aga jah, see vahe on tal kindel ja siin ei pea ka enam sellise pingutusega tõusust üles tulema ja siin on näha, et võtab suhteliselt rahulikult juba, heitis pilku uuesti sinna laululavale vaatas, et ühe kihve ma kaotasin, teine kihvedu, kas ta tuleb üle joone rattaga või rattata, ehk siis kas jalutades ja ratas käes või sõites? Usun, et sõidab. Mis sa pakud? Noh, muidu ei oleks ju kihvedu, ma siis ütlen, et tuleb ratas käes. No saame näha, Lauri, mul on praegu üks õlle küll taskus, aga kus sa selle teise välja võlud mulle? Eks vaatame, võib-olla pead sellegi tagasi andma. Saame näha. Nii ja Frank-Aaron Ragilo igal juhul ka heidab pilku sinna eemale ettepoole, saab aru, et ei ole mõtet. Kõik on turvaline. Kõik on turvaline. See on nüüd juba selline positsioon, kus põhimõtteliselt võiksid ratta õlale visata ja sörkides lõpuni joosta. Nii ja siin ta tuleb. Tõstis nokka ja nüüd jah, Lauri peab teise õlle järgi minema. Aga tubli, palju õnne. Et väga kindla peale, mida me kõik talt ka ootasid ja siin on stardi finiši alas on näha, et rahvast on juurde tulnud ja kindlasti päeva peale tuleb veel, et tulge inimesed kodunt välja värsket õhku hingama ja järgmine sõit on meil nüüd ju alles mõne aja pärast, sest vahepeal on ka autostamine ja ajakava ütleb meile seda, et kell 13.30 siis toimub autostamine MN16, mehed seenior 3-5 ja mees juunioridele ehk nendele sõitudele, mis on ära toimunud. Just. Ja siis 4. start on kell 2, kus siis Frank-Aaron Ragilo isa ehk tuleb mulle siia kommenteerima. Või ma eksin? Nii peaks olema. Tundub, et kätte on jõudmas siis see hetk, kus ma pean minema otsima oma asjad ülesse, numbri peale panema ja Pajur võttis ikkagi 3. koha, nii et ei olnud Lauri Tammel talle lõpus midagi vastu panna. Ja tundub, et on teinud seda päris veenvalt. Ja siin lõhnab asi selle järgi, et nagu sa ütlesid, et võib-olla Lauri proovis kuskil rünnata, aga läks väheke vittu vedama. Mitte nii edukalt. Mitte nii edukalt, et suhteliselt löödud Lauri Tamm nüüd siis 4. üle finišijoone. Aga mis teha? Igaüks ei saa võitja olla, siit tuleb võtta see, mis tuli ja selle pealt järgmine kord uuesti ja paremini proovida. Jah, huulte pealt siit võis lugeda. Ja siin on näha, kuidas võetakse seda viimast korralikku lõputõusu. Jah, siin oli Egert Johanson ja siis Grünberg Henri, et kes võitlevad siis meil kohtadel 5 ja 6 esk olid nemad, et aga esimesed 4 on ikkagi olulise vahega teistel eest ära, et nagu ka stardist nad ära seal. Jah, selline see tugevuste vahekord tundub olema. Ja Romet Pajur, väga südikas sõit selles suhtes, et Romet on ka meil tuntud maastikurattasõit ja omas vanuseklassis, et kes seal Husqvarna XO sarja sõidab. Ja Nott on siis Rauno teine CFC rattur tuli 5. Egert Johanson siis lõpuks 6. meil. Ja Henri Grünberg, kes väga teravalt ründas seal tõusu peal, siis tuleb hoopis 7. Kuna mööda ei saanud ja edasi ei olnud võimalik teiste trajektoori blokeerida ja oma sõitu sõita, siis sinna see läks. Aga vähemalt proovis. Kui ei proovi, siis kindlasti ei saa midagi. Nii ta on. Ja sel hetkel, kui meil siis nüüd esimesed 7 on teada, kordan uuesti üle, et 13.30 meil autostamine ehk veerand tunni pärast. Kell 2.00 siis mehed sport, mehed seenior 1 ja mehed seenior 2 võistlus. Distants 40 minutit. Kell 3 siis meil naiste sõit. Seal on võistlus distantsi pikkuseks ka 40 minutit. Ja mehed eliit kell 4 tund aega. Nii et kes siin Elva ümbruses elavad, tulge kohale. Tulge kohale.
siin pakutakse ka mõnusaid saiakesi, võileiba ja muud head paremat. Tore seltskond. Ning tulge, elage kaasa ja kes veel kodunt välja pole jõudnud ja plaanis tulla, võtke ka midagi kõlisevad kaasa. Kindlasti. Potid, pannid, lehmakellad, viled, pasunad. Nii et Matis Karves siis lätlasena meil 8, Gregor Kokk CFC spordiklubist 9, Kalevi jalgrattakooli Janek Robin Kukk meil 10. Mees juunioride sõidus ja teeme siit siis Lauri väikse pausi ja oleme tagasi kell 14.00. Üks ühel pool ekraani, teine teisel pool ekraani. Täpselt nii ja paneme sulle puid alla siin, kui ei liigu. Aga kohtumiseni. 3 kiiremat noorärad vanuserühmas M16, seenior 3, seenior 4, seenior 5, senioride medalikolmikud ning mees juunioride medalikolmik oodatud kell 1:30 algavale autasustamisseremooniale. Aaron Uus Rein Taaram rattaklubist on pälvinud täna 11. koha. No nii, Kanks, Tanel Kangert, keda niimoodi nimetatakse, käis enne Giro Itaaliat, Itaalia veloturi, mille ta varasemalt on lõpetanud 2 korral 13. kohaga, ei ole etapivõitlusel noppinud, aga täna sõidetakse väga tõsine etapp ja 20-liikmelise liiderseltskonnas 4,5 minutilise eduga peagrupi ees. Selles 20-liikmelises seltskonnas on liikumas ka Tanel Kangert, kes sellel Giro Itaalial temposõidus kõrge 7. koha välja sõitis ja muuseas Giro Itaalial sõidetakse homme viimane etapp ja tegemist on temposõiduga, nii et hea